Kärude muuseumi õue peal oli tänasel päeval siginad-saginad täis, sest välja toodi lõbusad mängud, mille mängimiseks ei pea olema online'is. Ja juba 5 aasta me korraldame selline meie lapsepõlve õuemängude festivali, offline mängude festivali, et vastu lüüa nende visuaalmaailma mängudele. Ja see ei ole üldse lihtne, aga me proovime iga aasta mõtleme midagi välja ja me proovime õpetada lapsi meie lapsepõlve mängud. Täna on lauahoki võistlused, pärast me mängime keksu ja kõik need teised mängud, mis me mängisime. Ja iga aasta, kui me seda korraldame, siis on nii tore vaadata, kui järgmine päev Käru lapsed mängivadki need mängud juba ise, kui meid ei ole ja meie nagu korraldajad ei osale juba sellest, aga need mängud meeldivad neile ja nad nagu lähevad välja sellest maailmast, ega see lihtne ei ole. Statistika järgi liiguvad Eesti lapsed vähem kui Eesti vangid. Seetõttu ongi kõik sellised mängud, mis inimesi nutiseadmetest eemal hoiavad, ainult tervitatavad. Kui me vaatame meie naabrid, see on väga populaarne, see on Lätis. Lätis see on lauahoki, see on ametliku spordiala. Seal mängivad umbes 10 000 inimesed, kõik vanused, noored, lapsed, superveteraanid, 55+ ja teised. Ja see on väga populaarne ala, see on Rootsis. Rootsi firma Stiga, see on korraldavad maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, palju turniirid, maailmakarika etapid. Aga Eestis kahjuks ei ole nii populaarne, no siin mängivad umbes 20-30 inimesed, kes teavad hästi, mis on lauahoki. No vaadates tänast päeva, siis tundub, et siit tuleb potentsiaalseid mängijaid juurde. Kindlasti see on. Potentsiaal on väga suur ja väga meeldib, et siin Käru tulevad palju inimesed, palju noored. See on väga hasartne mäng, väga huvitav mäng. Ütleme niimoodi, et vägagi lõbus ja hasarti tekitav. No mul oli nii, et mina alustasin, kui olin 20 aastat vana ja siis 1 aasta mina tegin trenni peaaegu iga päev ja siis umbes 2 aasta pärast siis sattusin maailmameistrivõistlustele ja siis kohe saavutasin 2. koha. Mis selle mängu juures võlub? Mulle kõige rohkem meeldib see, et on võimalus suhelda inimestega, et siis näed mängus, kuidas inimene ennast käitub, et sa ise mängid, sul tekib selline uudishimu ja see on väga lõbus, et mulle see väga meeldib. Seda on vaja teha sellepärast, et kui lapsed ei tea, kuidas mängida, siis nad ei mängigi. Et me oleme juba nii seotud selle virtuaalmaailmaga, et ei ole võimalik sealt lahti saada nii lihtsasti.